Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik on vanim ja suurim sünnitusmaja Eestis. Selles pika ajalooga sünnitusabi pakkuvas haiglas on lapsi ilmale aidatud üle 215 aasta. Paljusid peresid seob meie sünnitusmajaga pikaajaline traditsioon ja põlvkondade järjepidevus. Siin majas on sünnitanud nii vanaema, ema kui lapselaps. Järjest enam pöördub meie sünnitusmajja juba 3. põlvkond. Iga 4. laps Eestis on sündinud selles majas. Aastas näeb siin ilmavalgust ligi 4000 last. Sünnitusmajas töötavad pühendunud ja suure kompetentsiga arstid, ämmaemandad, õed ja hooldajad, kes pakuvad kaasaegset ja perekeskset sünnitusabi. Meie haigla kannab beebisõbraliku haigla tiitlit, mille pälvisime esmakordselt UNICEFilt 2008. aastal. Beebisõbraliku haigla põhimõtted on lihtsad ja inimlikud, armastus ja hoolivus, ema ja lapse läheduse tagamine, rinnapiima olulisus vastsündinule, selle kasulikkuse teadvustamine ühiskonnas ning eelduste loomine edukaks imetamiseks. Ööpäevaringselt on avatud naistekliiniku erakorraline vastuvõtt ja sünnitajate vastuvõtt, kuhu tuleks pöörduda, kui hakkab sünnitegevus või kui raseduse ajal on erakorralisi terviseprobleeme. Näiteks raseduse katkemise oht, veritsus, enneaegse sünnituse oht, enneaegne lootevee puhkemine, vähenenud loote liigutused. Sünnituseelses osakonnas täpsustame ja ravime lapseootel naisel või lootel tekkinud terviseprobleeme. Meie osakonda saabuvad patsiendid nii plaaniliselt kui erakorraliselt. Sünnituseelse osakonna ämmaemandad ja arstid nõustavad, jälgivad ning ravivad rasedaid erinevate terviseprobleemide korral. Kui tulete sünnitusmajja oma autoga, siis sõidate tõkkepuu juurest naistekliiniku taha sünnitajate parklasse. Parkida saab sünnitajate vastuvõtu ukse juures olevale parkimisalale. Sünnitama tulijaile on parkimine maja taga asuvatel parkimiskohtadel 24 tundi tasuta. Palume jälgida suunavaid viitasid ja kehtivat parkimiskorraldust. Sünnitajate vastuvõtus pöördu registratuuri, kus esitada tuleb isikut tõendav dokument ning rasedakaart. Edasi suunatakse sind vastuvõtutuppa, kus sinuga tegeleb ämmaemand. Ämmaemand teeb KTG ehk kardiotokograafia uuringu, et üheaegselt mõõta lapse südamelöökide sagedust ning emaka kokkutõmbeid. Uuringu õnnestumiseks on vajalik lapse südamelöökide ja emaka kokkutõmmete salvestamine vähemalt 20 minuti jooksul. Ämmaemand kuulab sinu kaebuseid, kontrollib emakakaela avatust ning hindab, millises faasis sünnitustegevus on. Piisava sünnitustegevuse korral võetakse sind haiglasse. Kui oled koos tugiisikuga, saadetakse teid sünnitusosakonda, mis asub 3. korrusel. Iga päev sünnib meie sünnitusosakonnas keskmiselt 10 last. Sünnitusosakonna arstide ämmaemandate suur kogemus ja kasutusel olev tipptehnoloogia teevad lapse sünnihetke sinu jaoks turvaliseks. Normaalselt kulgeva sünnituse korral toetab ja nõustab sind ämmaemand. Keerulisema olukorra tekkimisel sekkuvad vajadusel naistearst, lastearst ja teised spetsialistid. Meie professionaalsed ämmaemandad on sulle toeks kogu sünnituse vältel ja suhtuvad lugupidamisega sinu soovidesse. Raseduse ajal võid sünnituse ajaks valida ka individuaalse ämmaemanda või arsti, kes tegeleb kogu sünnitusprotsessi vältel ainult sinuga. Meil on 8 hubast ja kaasaegset sünnitustuba, millest 4 on vanniga. Kõigis sünnitustubades on võimalused loomuliku sünnituse toetamiseks. Sünnitegevus võib kesta tunde, enne kui emakakael täielikult avaneb ja laps sünnib. Avanemisperioodil laseme sul olla koos tugiisikuga võimalikult privaatselt ja ämmaemand käib sind ja lapse seisundit regulaarselt kontrollimas. Ämmaemand teeb KTG-d iga 2 tunni tagant, et mõõta lapse südamelööke, emaka kokkutõmbeid ning hinnata sünnitustegevuse kulgu. Iga sünnitajat jälgib üks ämmaemand. Lisaks on sünnitusosakonnas alati valmis ka naistearst ja lastearst, kui on vaja kiiret ning professionaalset arstiabi sulle ja sinu lapsele. Sünnitustuas voodi juures ja WC-s on ka häirenupp, millega saab kiirelt abi kutsuda, kui tunnete end halvasti või on vaja kutsuda ämmaemandat. Vesi aitab naisel paremini sünnitusel lõõgastuda ning tuhusid leevendada.
meie sünnitustubades on loodud võimalused vee kui sünnituse abivahendi kasutamiseks. Igas sünnitustoas on võimalik kasutada lõõgastavat duši. Normaalselt kulgenud rasedusega on võimalus sünnitada ka vette. Meil on selleks olemas 4 vanniga tuba ja väljaõppe saanud ämmaemandad. Vette soovitame minna sünnituse aktiivses faasis ja olla vees korraga 2 tundi. Vannivee temperatuur jääb 32 ja 36 kraadi vahele. Vette sünnitusel õnnestub väljutusperioodis kasutada spontaanset pressimist ja aktiivset pressimist ei toimu. Sünnitusel kanduvad vee terapeutilised omadused üle nii emale kui lapsele. Vesi aitab sünnitust leevendada ja naisel saada paremat kontrolli emaka kokkutõmbamisest tingitud valude üle. Sünnituse ajal soovitame palju liikuda ning kasutada asendeid, mida just sinu keha õigeks peab. Sünnitustoas on olemas abivahendid. Ämmaemand juhendab sind neid kasutama, et leiaksid endale tuhude leevendamiseks sobiva asendi. Lähedase tugisünnituse juures on paljude sünnitajate jaoks äärmiselt oluline. Sünnitusvalusid aitab hästi leevendada massaaž. Soovi korral saab kasutada erinevaid medikamentoosseid sünnitusvalu leevendavaid vahendeid, näiteks naerugaasi ja epiduraalanalgeesiat ehk seljasüsti. Sobivaima meetodi leidmisel juhendavad sind meie ämmaemandad ja arstid. Sünnitusosakonnaga samal korrusel asub kaasaegne ja tipptasemel tehnikaga operatsioonituba, mida saab kasutada, kui on vaja meditsiiniliselt sekkuda ja aidata laps ilmale keisrilõike teel. Tavaliselt kestab keisrilõikus kuni pool tundi, mõnikord kauem. Keisrilõike valutustamiseks kasutatakse enamasti spinaalanesteesiat, seljasüst, mõnikord ka üldnarkoosi. Peale keisrilõiget või mõne muu komplikatsiooni tõttu sünnitusel tuleb emal mõnda aega taastuda intensiivravi osakonnas. Keisrilõike järgselt viibib sünnitanu intensiivravi palatis jälgimisel vähemalt 6 tundi. Ema ja laps saavad sel ajal viibida koos ning esimesel võimalusel saab laps ema rinnale. Meie intensiivravi palatis on ainulaadsed Mobigrip Mattress beebivoodid, mis on ühendatavad emavoodiga, et hoida vastsündinud ema lähedal ka ajal, mil ema vajab intensiivravi. Mobigripi voodi külje saab eemaldada nii, et ema ja laps jäävad samale tasapinnale. Ema saab mugavalt lapsega läheduskontakti luua. Osakonna ämmaemand aitab vajadusel lapse eest hoolitseda. Peale sünnitust viibite koos beebiga veel mõnda aega meie ämmaemandate ja arstide hoole all. Sünnitusmajas on 28 kaasaegset kõigi mugavustega perepalatit, 3 emalapse palatit ja 2-4 kohalised üldpalatid. Neis palatites tunnete peale lapse sündi end koduselt ja mugavalt. Peale sünnitust pakume võimaluse valida ema-lapse palat või perepalat. Need on tasulised. Ema-lapse palateid ja perepalateid ette broneerida ei saa. Palatite saadavus sõltub sünnitajate arvust. Üldpalatid on tasuta. Oma soovist teavita ämmaemandat sünnitustoas. Esimesed elutunnid ja päevad on väga olulised vastsündinu jaoks. Sel perioodil kohaneb vastsündinu väliskeskkonnaga, luuakse enneolematu side ema ja lapse vahel, pannakse alus edukaks imetamiseks. Olenevalt lapse imemisest suureneb 2-4 päeval ema piima kogus ja muutub selle koostis. Ternespiim on esimene piim rinnas, mis on olemas juba raseduse ajal ja esimestel sünnitusjärgsetel päevadel. Lapse rinnaga toitmisel oskab sind juhendada ämmaemand, kes vajadusel kaasab ka haigla imetamisnõustaja. Nõustaja aitab leida lapsel õige imemisvõtte ja korrigeerib imetamisasendit, et rinnaga toitmine sujuks. Lapsele tuleb rinda pakkuda nii tihti, nagu ta soovib. Alates 2. elupäevast vähemalt 8 korda ööpäevas. Sagedane imetamine suurendab piima kogust ja selle rasvasisaldust. Kui on tekkinud piisavalt rinnapiima, siis soovitame pärast iga toidukorda aidata lapsel ka söömisega alla neelatud õhku välja lasta. Milleks sobib lapse hoidmine mõnda aega püstiasendis, kas oma kätel, rinnaku või õla peal. Sünnitusjärgsetes palatites käivad ämmaemandad teid regulaarselt vaatamas ning nõustavad ja abistavad vastsündinu toitmisel ja hooldamisel.
Ämmaemand jagab perele nõu, kuidas vastsündinu eest hoolt kanda. Õpetab mähkmete vahetamist, näitab ette, kuidas lapse silmi ja naba puhastada. Samal ajal hindab ämmaemand lapse kehatemperatuuri, tema aktiivsust ja nahamuutuseid, kontrollib nabaväedi könti ja selle ümbrust põletiku suhtes. Lisaks jälgib ämmaemand ka ema taastumist sünnitusest. Kõigi oma murede ja küsimustega võib ämmaemanda poole pöörduda. Ämmaemanda saab kutsuda enda palatisse või tulla ise ämmaemandate valveposti, kus saab rääkida ja küsida nõu ning paluda lapse esmaseks hoolduseks vahendeid. Lisaks ämmaemandale vaatab lapse üle ka lastearst. Läbivaatusel hinnatakse lapse üldseisundit, südametööd ja hingamist, seedeelundkonna toimimist. Lastearst kontrollib lapse puusaliigeste ja välissuguelundite arengut. Katsutakse pea suurt ja väikest lõge, kontrollitakse rangluid. Jälgitakse vastsündinu käitumist, kontrollitakse lihastoonust ja reflekse. Mororefleks avaldub, kui beebi tunneb, et on tasakaalu kaotamas või tajub kukkumisohtu. See vallandub ka pea järsult taha liigutamisel. Beebi tõstab oma käed üles ja ajab jalad sirgu. Seejärel võib ta tuua oma käed tagasi kokku, nagu püüaks millestki kinni haarata. Lastearsti läbivaatuse üks osa on ka lapse kaalumine ja saturatsiooni ehk vere hapnikusisalduse mõõtmine. Meie sünnitusmaja juurde on loodud neonatoloogia ehk vastsündinute osakond keerulise sünniloo ja enneaegselt sündinud vastsündinute raviks ja hoolduseks. Vältimaks kohest abivajavate vastsündinute liigset transportimist, asub sünnitustubadega samal korrusel vastsündinute intensiivraviosakond. Siin saavad kiirelt abi enneaegselt sündinud lapsed kui ka ajalised lapsed, kes mõne terviseprobleemi tõttu vajavad jälgimist ja ravi. Pisikesed patsiendid saabuvad neonatoloogia osakonda esimestel sünnitusjärgsetel minutitel, tundidel ja päevadel. Meie lastearstid ja õed loovad erihoolt vajavatele vastsündinutele pehmed hooldus, ravi ja kasvutingimused. Vastsündinute jaoks on rajatud 8-kohaline intensiivravipalat, et vähendada väikest enneaegsete laste seisundi halvenemist sünnijärgse transportimisega teise haiglasse. Meie majas saavad enneaegsed lapsed enamasti abi kuni koju saamiseni. Neonatoloogia osakonna patsiendid vajavad erilist õrnust ja hoolt. Meie lasteõed on läbinud vastavad koolitused, et tagada koostöös lastearstidega kõige pisematele patsientidele vajalik abi. Samuti hoolitseme selle eest, et erihoolt vajavate laste hooldus ja meditsiiniliste protseduuride läbiviimine oleksid võimalikult mugavad. Lapsevanematel on võimalus oma ravivajavat last külastada igal ajahetkel. Vastsündinute intensiivravipalati õde toetab ema, õpetades last jälgima, hooldama ja sondi kaudu toitma. Tänu õdede arstide oskuslikule tööle ning spetsiaalse aparatuuri olemasolule on meie haiglas võimalik jätta vaid jälgimist vajavad lapsed ema juurde tavapalatisse. Intensiivravi viibinud lapsed viiakse ema juurde sünnitusjärgsesse palatisse niipea, kui lapse ja ema seisund seda võimaldavad. Meil on vastsündinute intensiivravi osakonnas 4 mugavat perepalatit, kus ema ja laps või mõlemad lapsevanemad saavad intensiivravi ajal oma ravi vajava lapsega koos olla. Intensiivravi on koondunud perepalatisse, kus lapse jaoks on kõik vajalik olemas. Sellega on loodud lapse jaoks parimad jälgimise ja ravi tingimused oma pereliikmete lähedal. Perepalatis on ööpäevaringselt perele toeks meie haigla personal. Lapse terviseseisundit jälgivad lasteõde koos lastearstiga ning ämmaemand juhendab ema lapse hooldamises ja rinnaga toitmisel. Enneaegsete beebide parima kasvu ja tervisearengu toetamiseks avasime 2010. aastal Baltimaade esimese emapiimapanga, mis vahendab doonorpiima vastsündinutele, kes seda vajavad. Doonorrinnapiima saavad sügavalt enneaegsed lapsed seni, kuni lapse ema rinnapiima kogus on piisav. Emapiimapangas on doonori rinnapiima töötlemiseks ja käitlemiseks loodud nõuetele vastavad tingimused. Kõigepealt võtame rinnapiimast toiteväärtuse analüüsi ning seejärel pastöriseerime piima spetsiaalses pastörisaatoris.
Doonorrinnapiima saavad eelistatult sügavalt enneaegsed ning seejärel suuremad enneaegsed vastsündinud. Võimalusel saavad doonorrinnapiima ka haiged ajalised lapsed. Niipea kui lapse ema rinnapiima kogus on piisav, saab laps edasi oma ema rinnapiima. Sünnitusjärgselt ollakse tavapäraselt haiglas 2–3 päeva. Sõltuvalt ema ja lapse tervise eripäradest võib haiglas veedetud aeg olla pikem. Normaalselt kulgenud sünnituse puhul ja lapse hea tervisliku seisundi korral ei pea haiglas pikalt viibima ning võib koju saada juba samal päeval, kuid mitte varem kui 6 tundi peale sünnitust. Sel juhul kutsub lastearsteid võimalusel järgmisel päeval vastuvõtule, mille käigus hinnatakse lapse üldseisundit, kohanemist, kaaluiivet, tehakse vajalikud toimingud, mida sünnitusmajas sõltuvalt lapse vanusest siis veel teha ei saanud. Edaspidi jääb laps perearsti jälgimisele. Sünnitusmajast antakse kaasa lapse sünniepikriis ja vaktsineerimispass, emale sünnituse epikriis ja rasedaraamat ning vajalikud infomaterjalid. Sünnitusmajja tuleb jätta haiglas kasutatud riided ja vahendid. Tasulise sünnitusjärgse palati eest koostab ämmaemand arve, mille saab tasuda naistekliiniku registratuuris või vastuvõtus nii kaardiga kui sularahas. Aktsepteerime ka arve maksmist ülekandega. Soovime teie perele head koduteed ja rõõmsat kooskasvamist!